Iga filmikuru teab, et siin sauna juures on sündinud Eesti kõige legendaarseim tudengifilm Tulnukas ehk Valdise pääsemine. Kuidas aga selline fenomen sai sündida ning mida meie tudengitena saaksime sellest kaasa võtta? No vot, siin on Jüri. Tema on minu keemiaõpetaja ja tema on selle kauni sauna omanik. Ja no Jüri tegi rolli kah kohe siin. Sügisel tahtsid teha, aga siis saada lumi maha ja siis võtsid luua ja hakkasid püükima, et äkki saab ära pihpuada. Aga ikka looduse vastu ei saanud. Ja. Aga lumest kasu ka, pärast oli nihukene tiik siin, et... See oligi lume sulamisvesi, jah? Ja. Normaalne. Siin on teil mõnus pikutada. Ja soe vesi. See vesi oli ju siin, oli kõik see tiik. Siin oligi vesi? Ja. Siin oli see, kus see Pem tegi oma ringi, parkis kuhugi siia. Ja seal olid poisid, vaatasid seal. Tuli see BMW ja ta tegi oma selle esimese kurvi ära ja siis kütus lendas kõik kuhugi ühes suunas minema. BMW ei saanud enam käima ja niisugused asju ikka juhtus. Tõravus vilige praegu. Ei saanud fookust paika ja seal on näha ka seda seal filmis, et seal ei ole kohati fookust lihtsalt. Kui monteerija tõi mulle materjali tagasi, ütles, et sellest ei saa filmi teha kokku. Et siis oli nagu korraks oli see tunne, et nüüd on siis see hetk, kus on nagu totaalne fail, et midagi ei ole teha, et nüüd tuleb lihtsalt vabaks lasta kõigest ja lihtsalt nautida ja siis äkki oli jälle lahe kõik. See on putka, siuksed purksi. Tahad ka või? No ma ühe võtaks. Normaalne. Seesama legendaarne hamburger, mida Tulnuka filmis söödi, on pärit just siit Kuusalu külje all olevast kauplusest, mitte purksiputkast. Kuule, Juskule, anna ampsu. Vittu. Tulnukas oli sinu lõputöö. Mida eksamikomisjon ütles? Arvamused olid seinast seis. Et ega see oli nagu tunda ka, et sealt kuskilt selle filmi sees kuskilt jookseb mingi piir, mis siis mingitele inimestele kindlasti on ületamatu ja teistele inimestele vastupidi väga inspireeriv. Mis hinde said? Ma sain 5. See esimene kommentaar, mida ma kuulsin siis vaatajate poolt oli siis see, et kas su emakeele õpetaja on veel elus. Ema ootas, millal film tuleb, aga film oli tulnud, me ei julgenud näidata, siis lõpuks lassime ilma helita, et see on Rasmus tegi tuumfilmid. Ma olen küll vana mees juba, ikka kartsin, ei tea, mis ema ütleb. Ma ei teadnud enne, kui ma kirjutama hakkasin üldse, et sinna nii palju roppuseid tuleb sisse. Võtsid noore pere laenu ja ostsid endale sihukes auto. Mis selle filmi eelarve oli? Me saime 50 000 krooni kultuurkapitalilt ja selle raha eest põhimõtteliselt tegelikult sai ainult valgustehnikat kui sedagi, aga lõpuks ikkagi pidin oma kitarri maha müüma, et saada raha juurde. 20 000 krooni sain veel, aga tehnikat näiteks ei olnud sellel hetkel väga palju ja see kõik oli ikkagi, et kui sa tahtsid midagi teha, siis pidid ise kuskilt hankima midagi. Me tulime siia filmima, hakkasime oma asju üles panema, siis tuli sealt kõrvalmajast tuli üks mees küsis, et aga miks te meie maja ees ei taha filmida, meil on täpselt samasugune maja. aga siis meile meeldis just see samad telliskivid, mis paistavad läbi krohvi. See on iga kord, kui ma vaatan neid telliskive, mis paistavad, siis mul tuleb kohe süda läheb soojaks. Me öö läbi ju ropendasime siin maja ees. Ja siis maja elanikud olid teinud sinna kuhugi põõsa taha meile lõkke veel. Ja siis saabusid siia veel mingid inimesed, kes ei pidanud üldse siin olemagi. Näiteks Kristjan Sarv, ma ei tea, kuidas ta siia tuli üldse. Valdis, Valo nägi seal ufot. Türa, ma rääkisin juba nahku. Millest räägib siin uus film Koer? No ta räägib sellest samast asjast, et ei tea kunagi, mis seal see elu toob. Ma arvan, et rohkem ei peagi teadma midagi kui seda, et ma teen midagi ja kui ma juba midagi teen, siis tasub rõõmustada, sest et mulle endal nii meeldib. Ufo! Kuna sa ise oled ka filmitudeng olnud, milliseid soovitusi sa annaksid neile? Ma arvan, et see, et sa filmitudengina üritad selle aja jooksul katsetada võimalikult palju ja lennata seinast seina ja proovida üles leida need mingisugused supervõimed, mis igal inimesel paratamatult on. Ja siis nautida neid supervõimeid. Nagu näha, ei vaja filmi tegemine mingit raketiteadust, on vaja vaid head ideed ja kirge filmi tegemise vastu.